Me teame suurima väljakaevamata hauakambri koordinaat ajaloos. Meil on olemas varustus, võimalused ja mis kõige tähtsam, riigi rahastus. Aga arheoloogid pole seda paika juba üle 20 aasta kaevanud. Ühe 200 meetri kõrguse künka all Hiinas voolavad tõelise elavhõbeda jõed. Vana- ja ülestähendused räägivad, et hauakambrite sees on peidetud isetehtud ammud, mis on valmis kutsumata külalise pihta tulistama. Keegi ei saa seda kontrollida, kuid miski paneb seda ohtu tõsiselt võtma. Sama ajastu naaberhauakambrites, mis on avatud, on leitud laetud ammusid, mille pronksist mehhanismid on säilinud üsna hästi, isegi pärast 2000 aastat. Tere sõber, oled Kirg-Irtopi kanalil? Täna vaatame kohti, mida teadus ei suuda seletada. Koht maa ajaloost, kus kadus terve 1 miljard aastat. Mis säilitab kehasid nii, nagu inimesed oleksid just eile surnud? Ja selle Hiina hauakambri juurde tuleme veel tagasi. Uus ookean meie planeedil. Alustada tasub kohast, kus ajalugu ei hoia mitte ainult mõistatust, vaid näitab seda lausa reaalajas. Etioopia safari kõrbes on piirkond, kus Aafrika aeglaselt lõheneb õmblustest lahti. Ja see ei ole ilus metafoor, vaid tegelik geoloogiline protsess, mis ühel päeval lõpeb uue ookeani tekkimisega. Aastal 2005 pärast Tabahu vulkaani aktiivsust avanes maa seal mõne päevaga umbes 60 kilomeetri pikkuse lõhena. Kohati ulatus selle laius kuni 8 meetrini. Pinnas vajus, ümber tekkisid uued lõhed. Ja kõik nägi välja nii, nagu oleks planeet otsustanud kiirendada protsessi, mis tavaliselt võtab mitte inimelu, vaid miljoneid aastaid. Kõige kummalisem pole siin see, et maa lõhenes. Lõhed ei ole geoloogide jaoks uudis. Kummaline on see, et tulevase ookeani sünd on tavaliselt peidetud kusagil vee all, merede põhjas, kaugel inimeste silmadest. Aga Afaris on seda protsessi võimalik näha peaaegu pinnal. Siin kogunevad kohe geoloogid. Allpool on mitu tektoonilist laama. Need liiguvad aeglaselt lahku. Maakoor muutub õhemaks. Altpoolt tõuseb üles kuum vahevöö. Ja Aafrika valmistub järk-järgult osadeks jagunema. Teadlased ütlevad, et miljonite aastate pärast võib siia tulla vesi ja tänase kuiva kõrbe asemel tekib uus ookean. Aga mind köidab selles loos hoopis miski muu. Me oleme harjunud mõtlema maailmakaardist kui millestki püsivast. Nagu mandrid oleksid alati olnud sellised, nagu nad praegu on, ja jäävadki selliseks edasi. Ja siis leiad koha, kus planeet ise rahulikult näitab, et tema jaoks on meie piirid, riigid, linnad, lihtsalt ajutised märgid pinnal. Ja Afari lehe hirmutab mind isiklikult just selle tundega. See tuletab meile meelde, et maa kujunemine pole veel lõppenud. Kuu kadus 1 miljard aastat ajalugu. Grand Canyonis on koht, kus saab näha üht kõige veidramat asja maal. Esmapilgul on see lihtsalt kalju. Kivi all, kivi peal, nende vahel õhuke joon. Aga kui küsida geoloogilt, siis ta ütleb, et nende 2 kihi vahel on peaaegu 1 miljard aastat kadunud. Ja seda on raske mõista. Sa ei vaata lihtsalt auku, ei vaata hävinenud linna ega iidse loomaluid. Sa vaatad tavalist kivi. Aga selles kivi sees puudub tohutu tükk minevikku. Allpool on kivimid, mis on umbes 1 miljard 700 miljonit aastat vanad. Ülal on kivimid, mis on umbes 520 miljonit aastat vanad. Ja kõik, mis oleks pidanud nende vahel olema, on lihtsalt kadunud. Nagu oleks maa kirjutanud oma ajalugu ja siis oleks keegi sellest välja rebinud mitu kõige paksemat lehekülge. Kujuta ette raamatut, kus pärast 100 lehekülge algab kohe 500. Ja kõik, mis oli vahepeal, on keegi välja rebinud. Ei jälgi, ei seletusi, lihtsalt tühjus. Nii on ka siin. Üks kiht asub teise peal, kuigi nende vahel oleks pidanud olema terve 1 miljard aastat. Teadlased arvavad, et süüdi on liustikud ja mandrite liikumine. Kunagi võisid tohutud jäämassid sõna otseses mõttes maa pinnalt kilomeetreid kivimeid maha kraapida. Seetõttu viisid need kivimid minema vesi, tuul ja aeg. Ja need kadusid nii ammu, et nüüd on neid peaaegu võimatu taastada. Kuid kõige huvitavam polegi see. Pärast seda kadunud osa kiireneb elu ajalugu järsult. Okeanides ilmuvad olendid, kellel on kestad silmad ja kõvad kehad. Maailm, mis varem oli kivis peaaegu nähtamatu, hakkab endast üha rohkem jälgi maha jätma. Ja siin tekib kummaline mõte. Võib-olla pole maa lihtsalt osa oma ajaloost kaotanud. Võib-olla just see kaotus muutis midagi. Kivid kulusid, ookeanidesse sattusid uued ained, vesi muutus teistsuguseks ja elu planeedil muutus keerulisemaks. Teadlased ei saa kõike teada. Nad on tavalised inimesed, kes vaatavad seda kivi täpselt samamoodi nagu meiegi. Meie ees on koht, kus näib olevat seletus. Aga ikkagi jääb tunne, et sa vaatad millegi tohutu sündmuse jälge, mis juhtus nii ammu, et sellest on järele jäänud vaid tühjus 2 kivikihi vahel. Ja kõige huvitavam on see, et selline kummalisus pole ainult Suures kanjonis. Sarnaseid lünki kivimite ajaloos leitakse erinevates maailma paikades. Hiinas, Austraalias ja isegi Venemaal. Luuletaja hoidis iidset sipelgat.
Mõnikord kaob minevik tervete kihtidena, aga mõnikord säilib see nii pisikeses asjas, et seda ei pruugita aastakümneid tavalises muuseumikarbis märgatagi. Saksamaal, Weimaris hoitakse Johann Wolfgang von Goethe isiklikku kollektsiooni. Me oleme harjunud teda mäletama kui luuletajat, kuid ta oli ka kirglik loodusteadlane. Surma hetkeks oli tal üle 18 000 kivi, mineraali ja erineva loodusliku moodustise. Ja hiljuti uurisid teadlased üht merevaigu tükki sellest kollektsioonist ja leidsid seest umbes 40 miljonit aastat vana sipelga. Ta sattus vaiku juba siis, kui maal olid hoopis teistsugused metsad, teised loomad ja teine kliima. Hiljem vaik kivistus, muutus merevaiguks, sattus Goethe kollektsiooni ja lebas peaaegu 200 aastat teiste eksponaatide seas. Kõige huvitavam on see, et sipelgas säilis nii hästi, et teda sai tomograafiga läbi valgustada ja koostada üksikasjaliku 3-mõõtmelise mudeli. Teadlased nägid sisemise ehituse detaile, mida varem ei olnud võimalik nii iidsetel sipelgatel uurida. Ja mulle selle loo juures meeldib mitte ainult leiu vanus. 40 miljonit aastat on juba peaaegu võimatu ette kujutada. See sipelgas ei leitud mõnel kaugel ekspeditsioonil. Ta ei lebanud maa all suletud koopas ega oodanud arheolooge kusagil kõrbes. Ta lebas muuseumi kollektsioonis karbis, mille juurde lihtsalt kaua ei jõutud. Tuleb välja, et mõnikord ei pea avastust otsima maailma äärest. See võib lebada riiulil, mille on märkinud inimene, kes suri peaaegu 200 aastat tagasi. Ja kuni me arvame, et kõik oluline on juba ammu uuritud, võivad vanades isiklikes kollektsioonides ikka veel oodata asjad, mis on seal rahulikult lebanud 10 miljoneid aastaid. Seda kohta on näha ainult kosmosest. Sahara kõrbes on koht, mis kõrgelt vaadates näeb välja, nagu oleks maa avanud tohutu silma ja vaataks otse kosmosesse. See on Rishati struktuur ehk Sahara silm. See asub Mauritaanias keset kõrbe ja koosneb hiiglaslikest umbes 40 kilomeetri läbimõõduga rõngastest. 40 kilomeetrit ei ole lihtsalt suur kraater, see on terve linna suurune. Kuid kõige kummalisem on see, et kui sa seal maa peal oled, ei saa sa peaaegu millestki. Sinu ees on kivid, künkad, kuiv tasandik, liiv ja harv taimestik. Seal võid tundide kaupa ringi käia ja isegi mitte märgata, et oled ühe meie planeedi kõige äratuntavama objekti sees. Kogu pilt avaneb alles ülevalt vaadates. Satelliidilt või orbiidilt on näha, et keset kõrbe asub tohutu kivistruktuur. Peaaegu täiuslik sihtmärk kontsentriliste ringidena. Just sellepärast on Sahara silm nii kaua enda päritolu kohta erinevaid teoreid ligi tõmmanud. Üks kummalisem kui teine. Alguses arvasid paljud, et see on meteoriidikraater. Ja loogika on siin arusaadav. Objekt on ümmargune, tohutu ja hästi kosmosest nähtav. Esmapilgul näeb see tõesti välja nagu iidne löögikraater. Kuid kui teadlased hakkasid kivimeid uurima, hakkas see teooria lagunema. Tõeline meteoriidi tabamus jätab endast maha erilised jäljed. Kivid kogevad tohutut survet, kivimid sulavad. Purustuse struktuur näeb välja kindlal viisil. Sahara silmas selliseid tunnuseid ei leitud. See tähendab, et see ei ole arm kosmilisest kivist. Alternatiivajaloo huvilised on selle koha sidunud Atlantisega, sest Platon kirjeldas selle pealinna kui vee ja maa rõngaste süsteemi. Mõned rääkisid iidsest tsivilisatsioonist, mõned jäljest tulnukate mõistusest, sest see objekt näeb liiga kummaline välja. Justkui oleks see meelega keset kõrbe joonistatud. Kuid ametlik seletus on palju lihtsam. Teadlased usuvad, et kunagi tõusis sügaval maa all magma. See ei pääsenud pinnale nagu vulkaan, kuid tõstis altpoolt kivimeid ülesse, justkui maa oleks paisunud tohutuks mulliks. Nii tekkis geoloogiline kuppel ja siis algas ajapikk töö. Tuul, vesi ja temperatuuri kõikumised hävitasid seda kuplit miljoneid aastaid. Pehmed kivimid kulusid kiiremini, kõvad püsisid kauem. Nii ilmusidki järk-järgult välja need rõngad, mida nüüd kosmosest näha on. Ja siin ongi tõeliselt huvitav asi. Selles loos ei pea tingimata otsima tulnukaid või Atlantist. Juba see fakt ise on piisavalt kummaline. Loodus lõi ilma igasuguse plaani, joonise ja inimeseta keset kõrbe linnasuuruse kujundi, mida pole võimalik maa pealt mõista, kuid ülalt on see ideaalselt nähtav. Mõnikord peitub mõistatus mastaabis. Me mõistame protsessi, kuid ikkagi on meil raske ette kujutada kiirust. Kui palju aega, tuult, vett ja lagunemist oli vaja, et tavaline maa muutuks tohutuks silmaks keset kõrbe. Salapärane kivistruktuur metsas. 50. alguses kõndis geoloog Vadim Kolpakov läbi kauge Irkutski taiga ja nägi midagi, mida seal üldse ei oleks pidanud olema. Metsade, kivide ja tavalise Siberi maastiku keskel seisis tohutu vall. See ei meenutanud künkaid, vaid pigem mingi võimsa maa-aluse purske jälge. Hiljem nimetatakse seda kohta Batoomi kraatriks või Kolpakovi koonuseks. Kujuta ette kivist rõngast, mis on umbes sama kõrge kui 12-korruseline maja. Sees on lehter, keskel veel üks kuppel.
Ümberringi on purustatud lubjakivitükid. Ei ole iidne vulkaan, ei tavaline mägi, ei karjäär ega inimeste ehitis. Lihtsalt kummaline kivist moodustis keset taigat. Ja kõige rohkem ajas teadlasi segadusse vanus. Kraater on erinevatel hinnangutel umbes 500 aastat vana. See tähendab, et ta tekkis mitte sügaval muinasajal, kui tunnistajaid ei saanud olla, vaid juba ajaloolisel ajal. Umbes samal sajandil, kui Euroopas trükiti raamatuid, ehitati linnu ja kirjutati kroonikaid, Siberi taigast tõi miski pinnale 1000 tonne kive. Aga tunnistajaid pole, kirjeid samuti mitte. On ainult legendid, kuid sündmuse korralikku kirjeldust pole. Esimene versioon oli kõige ilmsem, meteoriit. See meenutab liiga palju millegi taevast kukkumise jälge. Hiiglaslik vorm, kraater, väljapaisatud kivid, eraldatud koht. Kuid mida kauem teadlased vaatasid, seda kehvemaks see versioon muutus. Tõelisel meteoriidikraatril peaksid olema oma jäljed, löögikivimid, plahvatuse tunnused, iseloomulikud kahjustused. Siin oli kõik teisiti. Siis tekkis teine versioon. Võib-olla tõusid altpoolt üles gaasid, vesi ja kivimid. Rõhk kasvas. Igikelts takistas sellel rahulikult välja pääsemast. Ja mingil hetkel suruti maa sõna otseses mõttes ülespoole. Nii võis tekkida see kivikoonus. See kõlab juba usutavamalt, aga ikkagi miski ei klapi. Kraatri ümbruses on täheldatud magnetilisi anomaaliaid. Ja selle kuju on endiselt liiga ebatavaline. See ei meenutu tavalist künka, mis oleks aeglaselt kasvanud 1000 aastate jooksul. See meenutab pigem kohta, kus midagi juhtus järsku, võimsalt ja ilma tunnistajateta. Sellepärast näeb Potomski kraater siiani kummaline välja, isegi ilma müstikata. Mitte sellepärast, et sinna oleks tingimata kukkunud tulnukate laev või et see oleks tundmatu iidse tsivilisatsiooni töö. Aga sellepärast, et taigas seisab objekt, mis ilmus maa mõistes peaaegu alles eile. Kuid me ei suuda siiani kindlalt öelda, mis täpselt selle lõi. Ja pärast selliseid paiku hakkad hoopis teistmoodi vaatama maad enda jalge all. Kus on kõik surnud? Kõnni ringi ükskõik millises vanas linnas, mis on 500, 800 või 1000 aastat vana. Seal sündisid inimesed, surid inimesed, põlvkonnad vahetusid, toimusid sõjad, epideemiad ja tulekahjud. Idee poolest peaks maa sellise linna all olema inimjäänustega üle ujutatud. Aga kui töölised kaevavad vundamendiauke, ehitavad metrood ja vahetavad vundamente, leiavad nad vanu torusid, telliseid, münte, keraamikakilde, müürijuppe, mõnikord ka üksikuid matuseid. Aga lõputuid surnute ladusid pole millegi pärast olemas. Ja siit tekib lihtne küsimus. Kus on veikluustikud? Ametlik seletus kõlab üsna lihtsalt. Varem elas linnades vähem inimesi. Vanu haudu kasutati sageli uuesti. Luid viidi ühisesse ossuaariumi. Kalmistuid ehitati täis, lõhuti ja kaevati ümber. Sõjad, tulekahjud, epideemiad, uus ehitus. Ja jälgi jäi peaaegu üldse mitte. Kuid alternatiivajaloo pooldajaid selline vastus ei rahulda. Nad ütlevad, et enne 19. sajandit võis inimene surra teistmoodi. Mitte lihtsalt maa sees laguneda, vaid kaduda, lahustuda, valgusesse minna või isegi kristalliseeruda. Sellest, nende versiooni järgi, tulenevadki vanad legendid ülestõusmistest, jutud säravast lahkumisest ja isegi tohutud vääriskivid kroonides, mis väidetavad võisid olla jäljed mineviku inimestest. See kõlab hullumeelselt ja sellel pole tõendeid, aga seda mõtet tahaks edasi arendada. Eriti kui meenutad Pariisi katakombe, kus maa all on miljonite inimeste luud. Ajaloolased ütlevad, et sinna viidi lihtsalt vanadelt ülerahvastatud kalmistutelt jäänused. Vandenõuteoreetikud näevad selles aga jälge suurest puhastusest pärast unustatud katastroofi. Tegelikult ei püsi luud maa sees igavesti. Hapus ja niiskes mullas võivad need üsna kiiresti laguneda, mõnikord vaid mõnekümne aastaga. Aga kui tingimused on kuivad, külmad, leeliselised või hapnikuta, võivad jäänused säilida 100 või isegi 1000 aastaid. Seetõttu ei näe me vanade linnade all igal pool ühtlast luukihte. Mõnes kohas hävitas pinnas need, mõnes kohas kaevati hauad üles, mõnes kohas viidi jäänused mujale ja mõnes kohas ei säilinud need lihtsalt. Aga igal juhul, kui arvestada, kui palju inimesi enne meid elas, leiavad arheoloogid vähem säilmeid, kui me võiksime oodata. Kirjuta kommentaaridesse, mida sina arvad. Kas see on lihtsalt ajatöö või on siin siiski midagi kummalist? Tragöödia ja saladused Goodwini liivades. Inglismaa ja Prantsusmaa vahel on Doveri väin. Selle kaudu on sajandeid liikunud kaubalaevad, sõjalaevad, salakaubavedajad ja reisijad. Ja Inglismaa kaguosas, umbes 10 kilomeetri kaugusel Deali linnast, asub paik, mida meremehed kunagi nimetasid laevade neelajaks. See on Goodwini liivad. Kaardil on see lihtsalt madalik. Kuid viimase 700 aasta jooksul on siin hukkunud üle 2000 laeva. Hukkunu arv ulatub mõnede hinnangute kohaselt kuni 50 000 inimeseni. Selle koha juures pole kõige hirmsam mitte ainult tormid ja udu, vaid just liiv ise. Mõõna ajal võib see tunduda kõva, peaaegu nagu maismaa. Pärast laevahukku ronisid inimesed veest välja, tõusid püsti ja arvasid, et on pääsenud.
Aga siis tuli tõus tagasi. Liiv muutus jälle pehmeks ja kleepuvaks ja kõik hakkas alla vajuma. Üks tuntumaid laevu, mille Goodwini liivad endale võtsid, oli Ida-India kompanii laev Admiral Garner. 1809 aasta jaanuaris uppus see koos 48 tonni müntidega. Peaaegu 200 aastat lebas laev merepõhjas, kuni see 1984 aastal avastati. Seejärel toodi põhjast üles umbes 1 miljon münti. Koht ise muudeti kaitsealaks keelutsooniga. Kuid see polnud ainus leid. 1740 aastal uppus siin Hollandi laev Rusvik. Pardal hukkus peaaegu 250 inimest. 2017 aastal algasid ulatuslikud veealused väljakaevamised ja arheoloogid tõid põhjast üles hõbekangid, mündid, nahast kingad, klaaspudelid, tinast lusikad, isegi pitseeritud kirstu, mida pole siiani avatud. Ja kõige kummalisem on see, et Goodwini liivad ei neelanud ainult vanu purjelaevu. Teise maailmasõja ajal, 1. detsembril 1943, tulistati Ameerika pommitaja B-17 Flying Fortress alla õhutõrjetulega ja see kukkus otse sellele madalikule. Meeskonnal vedas uskumatult. Kõik 10 inimest jäid ellu. Täna on see Suurbritannias ainus teadaolev selle tüüpi lennuki vrakk. Ja tugeva mõõna ajal võib neid näha koos laevaprakkide. Praegu on siin suured katastroofid peaaegu võimatud. On olemas GPS, täpsed kaardid, navigatsioonisüsteemid. Viimane tõsine tragöödia juhtus 1954 aastal, kui ujuv majakas South Goodwin Lightship rebenes tormiga ankrutest lahti ja läks ümber. Hukkus. 6 inimest Goodwini liivad ei ole lihtsalt ohtlik koht kaardil. Nende all lebavad siiani laevad, mündid, relvad, lennukirusud ja inimjäänused. 700 aastat on meri siit inimesi ja esemeid endaga kaasa viinud. Kuid mõnikord kaevamiste või tugeva mõõna ajal annab ta väikeseid tükke neist lugudest tagasi. Koht, kust leitakse kadunud inimesi. Ja nüüd kujuta ette kohta, kus saab 10 päeva järjest kõndida ja ikka näha enda ümber üht ja sama. Vesi, sammal, muda, udu ja lõputu soine maa. See on Vasjugani soo Siberis, Obi ja Irtiši vahel, üks suurimaid soid planeedil. Ja selle ulatus on nii suur, et seda on raske ette kujutada. Umbes 53 000 ruutkilomeetrit, 100 jõed ja umbes 800 000 järve. Kogu sellel tohutul alal elab väga vähe inimesi. Seetõttu pole ime, et Vasjugani soo ümber on alati olnud palju legende. Kohalikud rääkisid kummalistest olenditest, sootuledest, inimesi söövatest karudest ja soovaimudest. Selkupidel oli isegi nende paikade peremehe kuju, Shelop, tohutu suur, kuri, 7 tiivaga karu. Ja kui ette kujutada, kuidas inimene öösel läbi udu läheb, kuuleb jalge all lirtsuvat sammalt ja näeb kusagil ees külmi siniseid sähvatusi, saab aru, miks sellised lood üldse tekkisid. Kuid kõige kummalisem pole siin legendid. Mõnikord leiti soode servadelt inimeste kehasid, kes olid aastaid tagasi kadunuks jäänud. Ja need nägid välja, justkui oleksid nad alles hiljuti surnud. Ilma tavapärase lagunemiseta, ilma tundeta, et oleksid möödunud aastad. Teadus seletab seda turbaga. Soodes on vähe hapnikku, vesi on küll. Ja turbasamblad eritavad aineid, mis toimivad peaaegu nagu looduslik antiseptik. Keha ei lagune tavapärasel viisil, vaid justkui säilib järk-järgult. Seetõttu säilitavad sood erinevates maailma paikades mõnikord inimesi paremini kui hauakambrid. Ja just siin on midagi eriti kummalist. Inimese jaoks näib soo ohtliku paigana, kuhu on parem mitte minna. Aga planeedi jaoks on see tohutu elav mehhanism. Vasjugani sood neelavad tohutul hulgal süsihappegaasi, toodavad hapnikku ja koguvad süsinikku turbasse, mis võib tuhandete aastate pärast muutuda söeks. Tuleb välja, et paik, mis on sajandeid inimesi hirmutanud udu, tulede ja kadunud kehadega, aitab tegelikult planeedil hingata. Kuldspiraalid pronksiajast. Ja nüüd liigume Saksamaale, Alam-Saksi liidumaale. Seal Kesseli küla lähedal leidsid arheoloogid ühe Euroopa suurima pronksiaja kullaleiu. Esmapilgul kõlab see üsna lihtsalt, leiti kulda. Aga edasi läheb asi tõeliselt huvitavaks. Mullas lebas 117 kuldaset kogukaaluga üle 1,5 kilogrammi. Need maeti maha umbes 3000 aastat tagasi, kui Euroopas polnud veel meile tuttavaid riike, linnu ega kaarte. Keegi pani selle kulla hoolikalt linasesse kotti, kinnitas selle pronksnõeltega ja peitis maa sisse. Ta ei visanud seda paanikas minema ega kaotanud juhuslikult, vaid valmistas selle ette ja mattis maha. Ja juba üle 10 aasta on teadlased püüdnud aru saada, miks. Kummaline on ka see, et see pole peaaegu üldse ehe. Aardes oli vaid 3 isiklikku eset, 2 käevõru ja 1 kuldpross. Kõik ülejäänu olid 10 spiraalrõngad ja üksikud spiraalid. Arheoloogid arvavad, et need ei pruukinud olla ehted, vaid omamoodi pronksiaja raha. See tähendab, et meie ees pole lihtsalt aarded, vaid iidne rikkuse varu. Eriti paistab silma kuldpross.
Kunagi oli see umbes 16 sentimeetrit pikk, kaunistatud päikesesümbolite ja ringiridadega. Kuid enne, kui varandus maa alla maeti, painutati see millegipärast ära. See teedki leiu veelgi kummalisemaks. Kui inimene tahtis eset säilitada, siis miks seda rikkuda? Ja kui see oli rituaal, siis kellele see oli põhjendatud? Lähedalt ei leitud ei asulat ega hauda. Mingit arusaadavat seletust pole. Lihtsalt koht maa sees, kuhu keegi 3300 aastat tagasi peitis tohutu varanduse ja ei tulnud sellele enam kunagi järele. On veel üks detail. Esimesed analüüsid näitasid, et osa kullast võis pärineda väga kaugelt, võib-olla isegi Kesk-Aasiast. Kui see kinnitust leiab, tähendab see, et juba pronksi ajal liikus kuld tuhandete kilomeetrite kaugusele läbi kaubandussidemete, millest me siiani teame liiga vähe. Ja just siin osutub muistne maailm taas palju keerulisemaks, kui me harjunud arvama oleme. Mitte väikesed killustatud hõimud, kes elasid vaid oma küla ümbruses, vaid inimesed, kelle vahel võisid metall, ideed, sümbolid ja rikkus liikuda üle tohutute vahemaade. Kõrb enne vaaraosid. Ja nüüd kujuta ette kõrbe. Mitte püramiidid, mitte templid, mitte see tuttav Egiptuse õpikutest, vaid tohutud kuivad alad Ida-Sudaanis, kus tänapäeval peaaegu miski ei meenuta elu olemasolu. Liiv, kivid, harvad künkad ja jäljed vanadest jõesängidest, mis on ammu kuivanud. Ja just seal hakkasid teadlased märkama kummalisi ringe. Neid ei nähtud tavaliste väljakaevamiste ajal, vaid satelliidilt. Arheoloogid uurisid aastaid Atbai kõrbe satelliidifotosid Niilusest ida pool ja järk-järgult sai selgeks, et need ei ole juhuslikud laigud maapinnal. Need on iidsed matmisrajatised. Suured ümmargused matmispaigad, mõnikord kuni 80 meetri läbimõõduga. Kokku leiti selliseid objekte 260 ja varem ei teadnud neist keegi midagi. Kui tundub, et mälestisi kaevati lahti ka teistes kohtades, leiti seest inimeste ja loomade luid, lehmi, lambaid, luid. Pealegi olid säilmed sageli paigutatud mitte juhuslikult, vaid ühe keskse kuju ümber. Teadlased oletavad, et keskele võidi matta pealik või tähtis isik ning tema ümber paigutati teised. Ja veege huvitavam on siin vanus. Need matmispaigad pärinevad umbes 4. või 3. aastatuhandest e.Krister. See tähendab, et need tekkisid juba enne seda, kui Egiptusest sai see vaaraode Egiptus, mida me teame püramiidide, muumiate ja kuldmaskide järgi. Kuid neid ei ehitanud egiptlased. Need olid Sahara nomaadid. Inimesed, kes elasid kõrbes, pidasid karju ja liikusid ringi seal, kus tol ajal veel vett leidus, sest Sahara ei olnud alati selline nagu praegu. Kunagi oli siin palju rohkem rohelust, jõgesid, järvi ja karjamaid. Aga siis hakkas kliima muutuma. Vesi kadus, maa kuivas ära. Nende inimeste harjumuspärane maailm kadus otse nende silme all. Võib-olla just sellepärast asuvad paljud matmispaigad kohtade lähedal, mis kunagi olid sobivad loomade jootmiseks. Tekib kummaline pilt. Täna näeme kõrbe, kus justkui midagi ei saanudki toimuda. Aga satelliidilt avaneb äkki terve süsteem iidseid mälestisi, mis on laiali peaaegu 1000 ruutkilomeetri ulatuses. Ja see tähendab, et meie ees ei olnud juhuslik inimrühm, vaid suur kultuur oma reeglite, rituaalide ja võib-olla juba ka lihtinimeste ning eliidi jaotusega. Mis nende nomaadidega juhtus, ei tea keegi täpselt. Tõenäoliselt ei pidanud nende maailm lihtsalt kliimamuutustele vastu. Roheline Sahara kuivas ära. Inimesed lahkusid, aga nende matmiskujud jäid kõrbe. Tsivilisatsiooni jäljana, millest me siiani teame liiga vähe. Järjekordne labürint linna all. Nüüd liigume Šotimaale, Edinburghi lõunaservale. Seal asub endine kaevurite küla Kilmertoni. Väljastpoolt on see tavaline koht. Majad, tänavad, autod. Inimesed käivad oma asju ajamas. Kuid vaid mõne meetri sügavusel maal asub inimkätega loodud labürint, mille päritolu pole siiani suudetud korralikult seletada. See on Kilmertoni koobas. Sees on koridorid, saalid, kivist pingid, lauad, nišid, drenaažikraavid ja sügav vertikaalne kaev. Kõik see on käsitsi liivakivisse välja raiutud. Ilma plahvatusteta, ilma kaasaegse tehnika ja masinateta. Keegi raius maa all väga kaua ja väga hoolikalt välja terve ruumide süsteemi. Ametlik ajalugu oli üsna lihtne. Arvati, et koopa lõi kohalik sepp George Patterson. Väidetavalt töötas ta 5 aastat peaaegu üksi ja tegi endale aastaks 1724 maa-aluse eluaseme. Hiljem kasutas ta seda kohta salajase kõrtsina. Sinna laskusid nädalavahetustel kohalikud härrasmehed, et juua uudishimulike pilkude eest varjul. Kõlab kummaliselt, aga seda võib veel uskuda. Sepist, maa-alune õllekoht, kivist lauad, salajased koosviibimised. See kõlab üsna elulise loona. Probleem seisneb selles, et hiljem hakkasid uurijad märkama, et koobas võib olla palju vanem kui Patterson ise. Võib-olla ei raiunud ta seda nullist välja, vaid leidis juba olemasolevad käigud, laiendas neid ja kohandas enda jaoks. Ja just siis muutub kõik palju huvitavamaks. Kui Sepp ei olnud tõeline looja, siis kes tegi selle labürindi? Versioone on palju.
Mõned räägivad templirüütlitest, kes võisid pärast tagakiusamisi siin varjuda. Teised meenutavad vabamüürlasi, sest planeering tundub tavalise keldri jaoks liiga läbimõeldud. Mõned näevad seost iidsete keldi rituaalidega, eriti sügava vertikaalse kaevu tõttu. Ja maisem versioon räägib salakaubavedajatest, kellel oli vaja kohta, kus salaja viskit ja kaupu maksudest kõrvale hoides hoiustada. Ja ajaloolaste jaoks on kõige kurvem see, et lõplikult kontrollida on juba peaaegu võimatu. Koobast on sajandeid kasutatud, ümber tehtud, ümber ehitatud, määrdunud, puhastatud ja jälle muudetud. Liiga paljud inimesed on sinna oma jäljed jätnud ja kõige varasemad tõendid võisid lihtsalt kaduda. Gilmortoni koobas pole tähelepanuväärne selle poolest, et ta oleks tohutu või vanem kui püramiidid. Ta on kummaline selle poolest, et asub otse tavalise elamurajooni all. Kuid samas ei tea keegi täpselt, kes selle lõi ja milleks. Mõnikord ei peitu mõistatus kõrbes ega merepõhjas, vaid otse inimeste jalge all, kes iga päev selle kohal kõnnivad, aimamata, et nende all on terve maa-alune maailm. Hauakamber, mida kardetakse uurida. Nüüd aga pöördume tagasi paika, kust see video alguse sai. Hiinas, Xi'ani linna lähedal, asub suure künka all Qin Shi Huangdi hauakamber. Esimese keisri, kes ühendas Hiina, kehtestas ühtse kirjaviisi, raha ja seadused. 1974 aastal kaevasid talupojad kaevu ja leidsid juhuslikult esimese terrakota sõdalase. Hiljem tuli maa seest välja terve armee. Tuhanded savisõdurid, vankrid, hobused ja relvad. Igal sõdalasel oli oma nägu ja detailid, kuid see oli vaid kompleksi väline osa. Keisri peahauakambrit pole siiani avatud. Põhjus pole selles, et seda ei suudeta leida. Asukoht on teada. Kääbast on uuritud aastakümneid. Teadlaste andmetel asub selle all tohutu maa-alune palee, kuid arheoloogid ei kiirusta seda ust avama. Vanaajaloolane Sõõma Tsian kirjutas, et hauakambris voolavad jõed elavhõbedast. Lagi on kaunistatud nagu tähis taevas. Põrandasse on peidetud iselaskvad ammud soovimatute külaliste jaoks. Pikka aega kõlas see nagu legend, kuid künka kohal oleva pinnase analüüs näitas ebanormaalselt kõrget elavhõbeda sisaldust. See tähendab, et lugu elavhõbeda jõgedest ei pruukinud olla väljamõeldis. Ja see on juba tõsine probleem. Kui sees on tõesti suured kogused elavhõbedat, võib avamine olla ohtlik nii inimestele kui ka keskkonnale. Keegi ei tea täpselt, mis juhtub, kui avada kamber, mis on olnud suletud üle 2000 aasta. Lõkse ei saa samuti täielikult muinasjuttudeks pidada. Qini ajastu naaberhauakambrites on leitud iidseid ambrusüsteeme, mis on säilinud üllatavalt hästi. Kuid isegi see pole peamine hirm. Peamine hirm on hävitada see, mis asub sees. Kui avati terrakota sõdalaste süvendid, hakkas kujude erksavärviline värv peaaegu kohe pärast kokkupuudet õhuga lagunema. Ja peamises hauakambris võivad olla kangad, puit, maalingud, pronks, dokumendid ja esemed, mida keegi pole näinud keisrimatustest saadik. Seetõttu ütleb Hiina ametlikult. Hauakambrit ei avata enne, kui tehnoloogia võimaldab kõike leitud säilitada. Ja selles on loogika. Mõnikord ei ole arheoloogia ainult soov saladust avastada, vaid ka oskus õigel ajal peatuda. Kõige kummalisem on see, et me teame, kus asub üks ajaloo suurimaid väljakaevamata hauakambreid. Meil on radarid, andurid, laborid ja raha. Aga uks jääb ikkagi suletuks. Qin Shi Huangdi tahtis kõike oma eluajal kontrollida. Ja 2200 aastat hiljem näib, et ta ei lase inimesi ikka veel oma maa-alusesse maailma. Kõige hiiglaslikum objekt universumis. Ja selle nimekirja viimane mõistatus ei asu enam maal. See on Olympose mägi Marsil. Kõige suurem vulkaan ja kõrgeim mägi kogu päikesesüsteemis. Kui mõõta jalamilt tipuni, on selle kõrgus umbes 26 kilomeetrit. Võrduseks, Everest on alla 9 kilomeetri kõrge. See tähendab, et Marsi Olympus on 3 korda kõrgem kui maa kõrgeim mägi. Ja selle alus ulatub umbes 500 kilomeetri kaugusele. See pole enam lihtsalt mägi, vaid objekt, mis on terve riigi suurune. Kuid kõige kummalisem on see, et kui inimene seisaks selle nõlval, siis tõenäoliselt ta isegi ei saaks aru, et seisab vulkaani peal. Olympose nõlvad on nii lauged, et tõus näeks välja nagu lõputu tasandik. Selle mäe tegelikku mastaapi saab näha ainult kosmosest. Teadlased seletavad selle suurust Marsi eripäradega. Seal on gravitatsioon nõrgem, seetõttu sai vulkaan kasvada palju kõrgemaks kui maamäed. Ja Marsil ei olnud tõenäoliselt nii aktiivset laamtektoonikat nagu meil. Maal liiguvad laamad ning kuum täpp tekitab järk-järgunt vulkaanide ahela. Aga Marsil võis laavaallikas väga kaua jääda ühe ja sama koha alla. Pursete järel purse, kiht kihi haaval. Ja nii kasvas miljonite aastate jooksul hiiglane. Aga Olympusel on üks detail, mis teeb selle veelgi huvitavamaks. Vulkaani alust ümbritseb tohutu astang, mis on mitu kilomeetrit kõrge. Mõned selle tunnused meenutavad struktuure, mis maal tekivad, seal kus laava kohtub veega.
Ja siit sündis julge teooria. Võib-olla seisis Olympus kunagi iidse Marsi ookeani ääres. Või oli see hoopis hiiglaslik vulkaaniline saar? Kujuta ette Marssi mitte külma punase kõrbe, vaid planeedina, kus hiiglasliku vulkaani ümber võis loksuda vesi. Kui see on tõsi, siis pole meie ees lihtsalt tohutu mägi. See on hoopis teistsuguse Marsi jälg. Elusamat, soojemat, ookeanide kallaste ja avarustega. Protsessidega, mis täna tunduvad peaaegu võimatud. Praegu peetakse Olympust kustunud vulkaaniks. See ei purska enam. Ümber ei ole merd ja planeet ise näib surnud ja läbi külmunud. Kuid selle suurus tuletab siiani meelde, et kunagi oli Marss midagi enamat kui lihtsalt punane täpp taevas. See oli maailm oma enda geoloogilise jõuga, oma katastroofidega ja võib-olla ka oma veega. Ja pärast seda on kummaline maale tagasi tulla ja mõelda, et me oleme juba peaaegu kõigest aru saanud. Siin lähenevad mandrid, miljardid aastad ajalugu kaovad. Sood säilitavad kehasid, liivad neelevad laevu ja Hiina künka allebab juba üle 2000 aasta suletud hauakamber. Ja kõrval, teisel planeedil, asub vulkaan, mille kõrgus on 26 kilomeetrit, mis võib-olla kunagi vaatas iidset ookeani. Kirjuta kommentaaridesse, milline neist lugudest üllatas sind kõige rohkem. Ja pane videole like. Iga teie like ja kommentaar aitab kanali arengule kaasa. Telli kanal ja lülita teavitused sisse, sest uus video on juba varsti tulemas.